Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing ehk EMSA tekkis ajendatuna reisilaev Estonia uppumisest. Laevalt pääsenud meremehed leidsid, et ilma kaitsva ühinguta enam edasi ei saa. Nimelt asuti koheselt peale laevahukku ründama Eesti meremehi kui madalalt tasustatud ja sellega seonduvalt ka ebapiisava motivatsiooni ning kutseoskustega meresõitjaid. Peretoitja kaotanud meremeeste lähedased ei omanud võimalusi enda huvide kaitsmiseks. Pärast Eesti taasiseseisvumist hakkasid tekkima erafirmad. Nagu maa peal, nii ka merel tekkisid eralaevafirmad. Hansatee, Estline, siis Lindaliinid. Nendel sõitvatel meremeestel ei olnud sel ajal mingisuguseid siduvaid lepinguid firma omanikega. 20. aprillil 1995. aastal koguneski reisilaev Mare Balticum pardal 16 reisilaev Estonia hukust pääsenud meremeest ja koos otsustati luua ametiühing, mis aitaks eeltoodud kitsaskohti tulevikus vältida ja oleks ühise jõu ning nõuga abiks Eesti meremeeskonnale. EMSA asutamiskoosolek toimus meil 7. juunil 1995. aastal ja seal osales meil 62 meremeest. Mina võtsin endale sellel koosolekul kohustuse viia lõpuni kõikide dokumentide vormistamine ja kokku kutsuda siis esimene üldkoosolek. Ja ega tõesti, kui ei oleks olnud mootorlaeva Estonia hukku, siis mitte mingil moel ei oleks suutnud ei eelnevalt ega hiljemalt siduda oma meremehe karjääri või muuta seda ametiühingu tööks. Täna oli Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu esimene üldkoosolek. 9. oktoobril 1995 toimus esimene üldkoosolek, millel osales 41 ametiühingu liiget. Võeti vastu tegevuskava ja valiti esimees Jüri Lember ning aseesimees Tarvi Carlos Tuulik. Sellel aastal ja oli meil kuskil 100 liikme ringis, siis juba 1996. aasta aprilliks, kui oli teine üldkoosolek, oli meil üle 350 liikme. Esimene tegevuskava pani paika nii pikaajalised kui ka lühemad eesmärgid. Kõigepealt nähti vajalikuna olevat meremeestele vastuvõetava meremeeste seaduse väljatöötamine. Tihedamad kontaktid minul EMSA-ga tekkisid küll päris varsti pärast seda, olles tollel ajal nii Eesti Ametnike Keskliidu esimees kui ka Riigikogu liige, siis enne veel, kui EMSA ühines Eesti Ametnike Keskliiduga ja seda ta tegi 1998. aasta alguses, oli ta juba aktiivselt kaasas erinevate seadusloome küsimustes, mis on just seotud meremeestega ja näiteks 2 seadust oli Riigikogus tollel ajal. Üks oli mereohutuse seadus, millele siis EMSA inimesed tegid täiendusi, muudatusi, aitasid kaasa sellele, see seadus võeti vastu, muutus paremaks. Teine seadus, meremeeste seadus, oli suhteliselt kehvem ja meremehed ei toetanud seda kuidagi ja see seadus võetigi pärast Riigikogust maha. Nii et juba oma esimeste tegevusaastatel lisaks sellele, et oma töötajaid ja oma töötajate õiguseid kaitsta, hakkas ta tegelema hoopiski laiemalt. Järgmine võib-olla oluline etapp lisaks sellele igapäevasele tööle oli ja tegevusele oli 1997-1998. aasta, kui me sõlmisime esimesed kollektiivlepingud meremeeste peale ja ennekõike siis 2 suures reisilaeva ettevõttes, tol korral Hansatee ja Estline. Ja see oli suur samm edasi, sest ka need kollektiivlepingud oma sisult olid edumeelsed ja sisaldasid mitmeid selliseid sätteid,
mida Eesti ametiühingu maastikul siiamaani ei olnud kokku lepitud ja see kollektiivlepingute protsess on sisuliselt edukalt kestnud kuni tänase ajani. Üks oluline asi, mille me ka päris alguses ette võtsime, et otsisime üles Eesti Meremeeste Unioni esindaja eksiilis, mis siis oli esimese taasiseseisvumisperioodi järgselt Eesti okupeerimise ajal toiminud väljapool Eesti piire ja esindas siis Eesti meremehi kuni selle 95. aastani ja nende esindaja president kapten Karl Matson Stockholmist koos meiega siis istus maha ja me sõlmisime 7. detsembril samal 95. aastal sellise õigusjärgluse kokkuleppe ehk sisuliselt uue ametiühinguna juba kogu Eesti ametiühingu maastikul olime me saanud ka esimese iseseisvusaja sama valdkonna meremehi esindava ametiühingu õigusjärglaseks. Üheks võib-olla tõsiseks asjaks, millega oleme tegelenud, on kaks tõsist asja veel, on meresõiduohutus ja mereharidus. Et meresõiduohutus mitmest aspektist, et aastaid võitlesime selle eest, et ka reisilaevadel säiliks piisav mehitus ehk ka Eesti mereadministratsioon ehk Veeteede Amet annaks välja ohutu mehituse tunnistusi, mille alusel jätkuks kõiki laevapere liikmeid ka häireolukorraks ja reisijate evakuatsiooniks piisaval määral, et laeva peal ei saaks sellist minimaalset koosseisu nagu sättida. Sest elu näitab, et teatud kitsastel perioodil kipuvad reederid ikka otsima kokkuhoiukohti ja võib-olla siin peaks olema riigipoolne ühtne ja ka ülemaailmselt tegelikult, sest merendus on rahvusvaheline, selline konkurentsi üks nõue, et põhimõtted reisilaevade mehitamisel on suisa rahvusvahelise mereorganisatsiooni poolt paika pandud. Ja teine merehariduse teema, mis tuli hästi tõsiselt üles 99. aastal minu esimeheks oleku ajal. Nimelt vahepeal kavandas haridusministeerium suisa mereakadeemia erastamist ehk riikliku merehariduse ärakaotamist. Siis tuli asuda selle lahingu etteotsa ja 2000. aastal peale ühes töögrupis osalemist ja selle haridusministrile kokkuvõtte esitamist loobuti merehariduse mereakadeemia erastamiskavast, mis kahjuks küll EMSA-le mõjus natuke pärssivalt, sest meil tekkis ka kohustus asuda vahepeal mereakadeemia rektori tooli täitma ehk kohusetäitjaks ja 4 aasta jooksul 2000 kuni 2004 sisuliselt oli EMSA juhatuse esimees samaaegselt ka Eesti Mereakadeemia rektori kohusetäitja, aga ma usun, et sellest võitis kogu Eesti meremeeskond ja kindlasti ka Eesti mereharidus. Lisaks eelmainitud tegevustele on läbi aastate kulunud EMSA tegevuskava laevapere liikmete ja teiste merenduse töötajate kvalifikatsioonisüsteemi väljatöötamises osalemine. Meremehe elukutse populariseerimine, töökeskkonna ohufaktorite ja üldse ohutu töökeskkonna, aga samuti laevaperede olmeprobleemidega tegelemine. Oleme algusest peale soovinud teha koostööd teiste ametiühingutega ja liitunud 1998. aastal Eesti Ametiühingute Keskliiduga ning osalenud Transporditöötajate Föderatsiooni loomisel Eestis sama aasta septembris.
Teine moment, mis on meelde jäänud, on kogu transpordisektor, nii meremehed kui raudtee, kui lennundus, kui autotransport, kui nad moodustasid oma sellise ühise koostööorganisatsiooni ja sealt siis edasi ka sellise nõndanimetatud streigipakti. See oli muidugi tähelepanuväärne igas mõttes, sest transpordilusikas nagu ühtäkki muutus tervikuks. Nii et ja pärast seda, kui EMSA juba 98. aasta alguses ühines Eesti Ametnike Keskliiduga, sai temast täieõiguslik Keskliidu liige ja seda rolli on vedanud EMSA kogu aeg aktiivsed inimesed, EMSA vahepealne esimees ja tänane õigussekretär Kaia Vask on ju pikka aega olnud Keskliidu volikogu juhataja, nii et ühesõnaga see on aktiivne organisatsioon. Ta on kasvanud, see on üks väheseid organisatsioone, kes on need aastate jooksul kõvasti kasvanud. 1999. aasta 14. ja 15. juunil osalesime Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooni asutamiskongressil ning kuni tänaseni oleme ka selle organisatsiooni liikmed. 2001. aastal alustas EMSA juures tegevust ITF-i inspektoraat. ITF-i inspektoriks oli siis ja on ka praegu EMSA aseesimees Jaanus Kuiv. Eesti ITF-i inspektoraat sai alguse 2001. aastal ja eelnevatel aastatel oli 3 Balti riigi kohta vaid üks inspektor, kes siis asus Riias. Seega tuli tal meremeeste abistamiseks sõita ühest riigist teise, taotleda eraldi sadamapääsu lubasid, kaasata vastava riigi juriste ja aidata meremehi nende nõuetes ja kaebustes, kui tal aega oli. See oli üsna keeruline ja ebaefektiivne. Seega oma iga-aastasel koosolekul otsustasid Läänemeremaade ametiühingud, et kõikidel Läänemerd ümbritsevatel riikidel peab olema siiski oma inspektoraat, et olla meremeeste abistamisel efektiivsem. Vastavasisuline otsus esitati ITF-i Londoni peakorterisse ja sellele saadi ka toetus. Põhilised töökohustused inspektoril olid ja on Eesti sadamaid külastatavate mugavuslipulaevade külastamine, laevade inspekteerimine, kollektiivlepingute sõlmimine ja täitmise kontrollimine. Samuti meremeeste esindamine nende kaebustes ja nõuetes. Oma 14-aastase karjääri jooksul olen kontrollinud enam kui 1100 laeva ning meremehed, kahjuks küll ka mõningatel juhtudel nende omaksed, on saanud tänu minu tööle enam kui $2,4 miljonit saamata jäänud või valesti makstud töötasusid ja kompensatsioone. Tööd on olnud nendel aastatel palju ning loodan, et meremehed on olnud meie tööga rahul. 2004. aasta üldkoosolekul valiti EMSA uueks esimeheks Kaia Vask. EMSA tegevus läbi aastate on suunatud meie liikmete õiguste kaitsele ja see kaitse on toimunud nii läbi individuaalsete töövaidluste kui siis ka läbi kollektiivlepingute sõlmimise. Et individuaalsed töövaidlused on aastate jooksul muutunud. Kui alguses me rääkisime põhiliselt töölepingu lõpetamisest, nende lõpetamiste ebaseaduslikkusest, siis viimasel ajal on tähelepanu all rohkem teistsugused teemad, saamata töötasu, kutsehaigusest tingitud kahju ja loomulikult ka töötajate võrdne kohtlemine, millest järjest enam liikmed hakkavad aru saama, et kõik see, mida tööandja teeb, ei ole alati õiguspärane. Lisaks, kui rääkida individuaalsetest töövaidlustest, siis kui kollektiivsete puhul me räägime tavaliselt kollektiivlepingute sõlmimisest ja nendest probleemidest, mis on tulenenud, kui kollektiivlepingu sõlmimine ei õnnestu või see läheb väga raskelt ja üle kivide ja kändude.
ja sellisel juhul on ametiühingutele antud võimalus kasutada aktsioone ja EMSA aktsioonivõime on aastatega ainult kasvanud. Kui algusaastatel oli valdavaks hirm, siis mida aasta edasi, seda julgemaks on liikmed muutunud ja seda enam on asutud oma õiguste kaitsele ka läbi kollektiivsete aktsioonide. 2004 oli meil esimene sadamatöötajate pikett, 2006 piketeerisime Tallinki peahoone ees ümberlipustamise vastu ja 2008 jõudsime esimese hoiatusstreigini. Ja positiivne on see, et kui hoiatusstreikidest rääkida, siis hoiatusstreigid on siiamaani andnud alati tulemusi. Me oleme jõudnud nende lepinguteni, mis on meie liikmetele positiivsed ja on alati jõutud sellise kompromissini, millega mõlemad pooled on enam-vähem rahul. Maksimumi me ei saa ju mitte kunagi, kuigi me võime sellest unistada. Kollektiivsete aktsioonide puhul on väga oluline see, mis toimub ja kuidas on suhted teiste ametiühingutega. Meil on olnud head koostöösuhted nii Eesti ametiühingutega kui ka rahvusvaheliselt. Soome ja Rootsi kolleegidega oleme suhelnud algusaastastest peale ja kui alguses olid nad rohkem nõu ja jõuga abiks ja aidates meil ametiühingut luua või õpetades, kuidas paremini asju ajada, siis nüüd me räägime juba koostööst veidike teisel tasandil. Ja kasu on sellest olnud igati, kui võtta kas või möödunud aastane hotellide kollektiivlepingu läbirääkimine, kus Soome ja Rootsi Soome kolleegide kirjad tööandjale tõid üsna kiire lahenduse ja jõuti kollektiivlepinguni, mille sõlmimine tundus vahepeal üsna lootusetu. EMSA liikmeskond on kasvanud üle 2300 liikmeliseks ja üsna erandlikuna Eesti ametiühingu maastikul on säilitanud organisatsiooni ka kasutentsi majanduskriisi järgsel ajal ja viimastel aastatel. Oleme muutunud tegijateks nii merel kui maal, kuna 2014. aastal lisandus EMSA ridadesse Tallinki hotellide osakond. Kõigi nende aastate jooksul kindlasti ei tegelenud me pelgalt tõsiste asjadega, vaid ka sisustasime oma liikmete vaba aega ja selles osas iga-aastaselt olid üsna rahvarohked suvepäevad, mida siis tänini meenutatakse, et käisime nii Naissaarel kui Kõõnastusaarel ja see oli võib-olla ka selleks kohaks, kus tekkis EMSA liikmeskonna hulgas täiendav üksmeel ja kus sai vabas keskkonnas kõiki üles kerkinud probleeme arutada ja ka tulevikku kavandada. Noortele muutub traditsiooniliseks surfilaager, kus pakume sportliku harrastuse õppimisvõimalust ja liikmeskonna kesksed grilliõhtud mererannas. Lisaks oleme aastaid toetanud merekultuuri ja haridusega seotud ettevõtmisi. Rahastame püsivalt Laoküla noorte merelaagrit paatide ja merevarustuse soetamisel. Üks oluline aspekt, mida me oleme alati rõhutanud, kui me laevade peal käime meremeestega kohtumas ja püüame nendele selgitada, miks oleks vaja ametiühingusse kuuluda ja miks põhjendades sellega, miks me oma organisatsiooni üldse lõime, on see, et ametiühing ei ole asi iseeneses ega mingi kontor kuskil Lahtri tänaval, kus istuvad inimesed ja liikmete raha eest tööd ainult teevad, vaid ametiühing, meremeeste sõltumata ametiühing iga juhul on algusest peale üles ehitatud nii, et ennekõike tulevad siia kõik inimesed ka isikliku panusega midagi tegema, mitte ootama, et nende eest ära tehakse. Ehk teisisõnu teevad ettepaneku, nõuavad midagi, kas siis ka EMSA palgalistelt töötajate sekretariaadilt, et mida oleks vaja teha ja me igati proovime igal ajahetkel seda nagu turgutada, et meile antaks inimeste poolt selged sihid ja inimesed oleksid ise aktiivsed.
et kaitsta oma töötingimusi, oma palgatingimusi, et need ei jääks elule ega ajale jalgu ja tundub, et see on inimestele kohale jõudnud, sest ma tänan siinkohal kogu EMSA liikmeskonda nende aastate jooksul ja eriti neid, kes päris algusest peale 20 aastat on olnud meiega koos, meie liikmed ja tõsiselt panustanud igapäevaselt ka teiste kõigi oma töökaaslaste, kes ei ole ametiühingusse astumist nagu vajalikuks pidanud, panustanud nende huvide kaitsesse, seda nii oma tegevuse, tööga, vabast ajast kui ka liikmemaksuga, et ma väga tänan.